Tihti esimest korda maja müües ehmatatakse ära. No tegelikult on 2 äärmust. Ühed on need, kes ehmatavad ära, mõtlevad, et 4 korterit olen juba ise müünud, alati ilusti hakkama saanud. Praegu ka huvilisi käib, aga keegi ei osta. Mis nüüd siis valesti? Teine äärmus on need, kes kuskilt on kuulnud, et maja müük niikuinii aasta pluss. Ja kui nüüd 3 kuud pole mitte ühtegi huvilist käinud, siis mõtlevad, et aasta pärast ikka müüb. Tõepoolest, maja müük on vähe teine protsess. Sihtrühm majadel on kõvasti väiksem ja ootused peavad selles mõttes paigas olema, et maja müük võtabki veidi rohkem aega. Esiteks majade puhul on juba muutujaid kõvasti rohkem. Asukohad on erinevad, krundid, puitmaja, kivimaja, katus, küttesüsteem. Siin on 100 nüanssi. Otsused, isegi kui ostjad on kohal käinud, majade puhul otsused on aeglasemad. Teiseks, majade hulgas on laoseisu rohkem. Isegi praegu, oktoober 2019, majade pakkumine on tulnud kõvasti alla, aga laoseisu on ikka rohkem kui korteritel. Ja kuna nüüd valikut on, siis vaatamas ka käiakse, sellepärast et otsus on ju suur. Kolmandaks, konkureeritakse ka tunduvalt laiemalt. Majade puhul asukoht ei ole enam nii oluline. Niikuinii kolitakse linnast välja, siis tihti, vähemalt alustades, vaadatakse tunduvalt laiemat piirkonda linna ümber. Ehk kui sa müüd korterit, siis sa konkureerid samas piirkonnas sarnaste korteritega. Kui sa müüd maja, siis tihti konkureerid samas hinnaklassis majadega linna ümber laiemalt. Nii et majade puhul see küll eeldada kiiret müüki. Aga nendel samadel põhjustel käib majadel tihti vaatajaid isegi rohkem. Otsus on suur, nüanssi on rohkem, vaadatakse laiemalt. Majade puhul on niisama turiste ka kõvasti rohkem. Kui sul ongi maja müügiga nüüd vaikus, siis siin ei saa teistpidi illusioon endale tekitada. Et kõik on korras, maja müük võtabki kauem aega. Müüki tuleb aktiivselt ikka jälgida. Vajalikud muutused tuleb ikka ära teha. Kogemus näitab majade puhul samamoodi. Head asjad võimalik nädalaga ka müüa. Samas näed neid pakkumisi seal portaalis, mis 3 aastat juba seisavad. Nii et tegutseda tuleb ikka. Näeme jälle. Tšau!